Haapsalu raudtee esimese etapi ehitustööd said teisipäeval märgilise tähenduse. Raudtee jõudis otsaga Turbasse. Mis tunne on teil, kui selle projektiga pidevalt tegelejal seda momenti näha? No seda kindlasti teeb head meelt, et esiteks tööd on ajakavas ja teiseks see suur lubadus, mis on poliitikute ja ka Eesti Raudtee poolt välja lubatud inimestele, et rong jõuab Turbasse selle aasta lõpuks, et see on jätkuvalt graafikus. Kas olete kursis, kas Turbasse planeeritakse ka teist rööpapaari, et tulevikud rongid mööduda saaksid, või on see praegu planeeritud ainult üheteelisena? No kuna nüüd Haapsalu raudtee taastamine on jagatud kahte etappi, et kõigepealt Riisiperest Turbani ja siis Turbast edasi, et siis selle esimese etapi raames tegelikult sellist teist teed ei planeeritud, sest see esimene etapp võis ka jääda viimaseks, eks ju, nii-öelda teadmise poole pealt. Tegelikult nüüd, kuna teise etapi ettevalmistustööd on käimas, siis Eesti Raudtee on juba planeerinud liiklusgraafiku selle järgi, et kus peaksid olema rongide möödumisteed niimoodi, et selle läbilaskevõime selle lõigul oleks optimaalne. Et ma hetkel ei tea, et Turbasse oleks teist rööpapaari vaja, aga eks see kõik sõltub sellest, et kui palju hakkab ronge kunagi Haapsalu käima ja see, kui palju hakkab ronge käima, sõltub sellest, kui palju on reisijaid. Nii et hetkeseisuga sinna teist teed ei planeerita, aga kui tõepoolest tekib ühel hetkel arusaam, et rong on väga populaarne nii Harjumaa kui Läänemaa inimeste kui ka Tallinna Haapsalu vahel reisimiseks ja mööda rongide liiklusgraafiku tihendamiseks on möödumisvõimalusi vaja teha, siis ma ei välista, et selline ajalooline kaheteeline lõik Turba jaamas tekib taas. Mis kuupäeval praeguste plaanide järgi peaks Riisipere-Turba lõik täielikult valmis olema? No tegelikult on oluline teada, et detsembris siin käesoleval aastal, täpsemalt siis detsembri teisel nädalal muutub sõiduplaan kõikidel rongidel, et lihtsalt seoses sellega, et kord aastas vaadatakse raudteel sõiduplaanid üle. Nii et see annab võimaluse siis detsembri poolest lisada ka rongid Riisipere asemel Turbasse. Et raudtee saab kindlasti varem valmis, sellepärast, et enne reisijate vedu peab hakkama seda katsetama ja selleks, et veenduda, et see raudtee infrastruktuur vastab nõuetele, siis lihtsalt rongid teevad ilma reisijate tühisõite seal juba kindlasti novembrikuus, võib-olla isegi juba osaliselt ka oktoobris. Aga kuidas planeeritakse raudtee ehitust Turbast edasi? Kas seda planeeritakse nii-öelda etapi haaval ehk siis kõigepealt Turbalt Ellamaani ja sealt edasi või on plaan minna ühe soojaga Haapsallu välja? No tegelikult see üks sooja oleks kuni Rohukülani välja, kui niimoodi vaadata. Aga kindlasti nüüd järgmine samm peaks olema Haapsaluni välja, sellepärast, et Haapsalu oleks nüüd pärast Turbat nagu järgmine selline nagu kõige suurem koht ja see on ka kindlasti olnud siht, et see Riisipere Turba on olnud siin erinevatel ajaetappidel lihtsalt selline, me oleme rääkinud pilootprojektist või sellisest nii-öelda esimesest etapist, aga nüüd järgmine samm kindlasti peaks olema Haapsaluni välja. Et mis praktikas tähendab seda, et kindlasti peaks tellima ja korraldama nüüd raudtee projekteerimise Rohukülani välja ja siis juba vaatama, kuidas on rahastus, et kas on võimalik ehitada kõigepealt Haapsaluni ja siis eraldi Rohukülani või on mõistlik kohe teha ära Rohukülani raudtee. Kuuldatavasti toimus teil hiljuti kohtumine Eesti Raudteega. Mis oli sellel kohtumisel arutluse all? Me tegelikult oleme päris regulaarselt suhtlemas Eesti Raudteega kõikvõimalikel tasanditel, nii juhatuse kui ka spetsialisti tasandil ja just selle tulemusena või sellel eesmärgil, et sihtotsus Läänemaa on nüüd praegust võtnud enda peale selle ettevalmistustööde tegemise, mis puudutab Turba ja Rohuküla vahelise raudtee rajamist, et näiteks käimas on hetkel keskkonnamõju hindamine, mis siin peaks juba selle suve nii-öelda teises pooles jõudma ka avaliku aruteludeni. Ja lisaks sellele on küsimus selles, et me oleme plaani võtnud sihtasutuses tellida
selliseid töid ja uuringuid, mis näiteks Ellamaal sai tehtud, et kuidas Ellamaal nüüd rongiliikluse taastamise tagajärjel peaks välja nägema hakkama autode liiklus, et sarnane projekt on plaanis Paliveres, just eelkõige selle poole pealt, et ka Paliveres on selle 10 aastaga nagu väga palju muutunud ja asustus on ühel pool ja teisel pool raudteed laiali valgunud, et kuidas seda asustust mitte läbi lõigata ja kuidas Palivere inimesed saaksid kõige mugavamalt jätkata oma elukeskkonnas, kuhu siis rong lisanduks. Nii et me teeme selliseid töid ja arusaadavalt Sihtasutus Läänemaa ei hakka raudteed ehitama, seda hakkab tegema Eesti Raudtee ja sellepärast me ka kooskõlastame oma tegevusi, et need arutelud, diskussioonid, erinevate eskiiside tegemised, mis tuleb nii või naa teha, et need täna ära teha, mis võtavad üksjagu aega ja siis, kui läheb nagu reaalselt raudtee projekti tegemiseks ja ehitamiseks, et siis oleks juba sellised põhitööd nagu tehtud selles osas. Ja lõpetuseks, mis rong Turbast edasi võiks minna, kas diiselrong või pigem elektrirong? No kindlasti on see elektrirong, et see kaalutlus, et kogu see lõik tuleks elektri peale, et see kaalutlus on juba üksjagu aega tagasi ära tehtud just sellel eesmärgil või selle mõttega, et kuna elektrirong Eestil on veeremina rohkem kui diiselronge kasutada, eks ju, et siis selle asemel, et osta täiendavaid diiselronge Haapsalu jaoks on mõistlikum olemasolevaid elektrironge kasutada ja pikendada siis Riisipere turbaronge juba edasi Haapsalu Rohuküla suunas.